Millist käekotti kannab Anne Veski või proua Sirje Karis? Sellest saab aimu Kärus asuvas vahvas Kärude muuseumis. Kuidas selline mõte üldse tuli teha käekottide näitus? Kõik see algas sellest, et ma käisin Ukrainas ja seal sai tuttavaks ühe Ukraina organisatsiooni juhiga Natalja Tarasenkaga, kes pakkus välja, et neil oli selline tore näitus Naise koorem. See oli fotonäitus ja siis kuidas naised elavad, mis on nende raskused ja rõõmud, mis nad endaga kaasa kannavad. Ja siis me mõtlesime, et näiteks seda näitus siin Kärus, siis meiega ühenes Pallase kunstikool ja nad pakkusid meile oma maalid kotisisu, mis on kotisisu. Ja siis Käru muuseum pakkus oma poolt muidugi ära tundmisrõõmu, eks erinevad vanad kotid, 100 aastat vanad ja erinevad tuntud inimesed olid ka nõus panustama Käru muuseumi arengu ja isegi Sirje Karis ja Itever andis oma kotid. Kuivõrd lihtne on saada mõne tuntud inimese käekotti muuseumisse näitusele? No me oleme selline muuseum, et me teeme siin kõik ise ja kui inimesed näevad seda tööd ja seda vaeva, mis me siin teeme, siis nad on ikka nõus meid toetama. Ja meile vedas või Eesti inimesed üldse on väga lahked ja ma arvan, et see oli palju jooksmistööd, helistamist, kirjutamist, aga ikka õnnestus. See näitus on nüüd mõnda aega avatud olnud, et kuidas inimesed selle vastu võtnud on? Väga hästi, et keegi ei usu, et meil on neid nii palju neid koti ja siis ka iga koti lugu on erinev ja iga koti sisu on ka erinev, et siin on päris palju üllatusi ja väga põnev. Üks asi on vaadata pildid ja teine asi, kui sa tuled ja päris näed oma silmadega. Naiste kott Hiinast, mis naine kannab kaasas. Mida tähendab üks käekott naiste rahvale? See ongi õige küsimus, et vanasti olid rahakotid, kus hoidsidki rahad ja see oli meeste privileegium. Siis ilmusid taskud ja see jäigi naisele. Ja ajalooliselt juhtus nii, et viimased 300 aastat naised enamasti kannavad need käekotid ja see ongi naiste ilu, naiste staatuse, naiste rõõmu osa. Kas inimesed on üles leidnud ja teavad, kuhu tulla ja tulevad ja käivad? Ja inimesed ikka tulevad meile, sellepärast me asume ja rongi peatusel Tallinn-Viljandi rong viib inimesi siit Tallinnast ja Viljandist ja ka autoga inimesed tulevad. Et võib öelda, Käru muuseum tõi ikka siia üle Eesti ja üle Euroopa inimesi, isegi Etioopias on meil inimesed käinud ja isegi Kanadas ja väga kaugelt riikides. Kui kauaks see kottide näitus avatuks jääb, et kui kiiresti inimesed kohale peaksid tulema? Meil on see planeeritud maikuu lõpuni ja siis tuleb siia teine näitus.